Tere tulemast Räpinasse, paberivabriku hoovi, kus juba 275 aastat on paberit toodetud. Ja täna oleme me siin selle jaoks, et vaadata, mismoodi käib praegu vana paberist uue materjali tootsmine, uue paberi tootsmine. Mihkel, kui palju Eestis toodetavast vana paberist, mida on umbes 70-80 000 tonni, kasutatakse Räpinas uuesti ära? Räpinas kasutatakse circa 2500–3000 tonni aastas. Seda ei ole kuigi palju, aga siiski lähiümbruse materjali saame ära kasutatud. Kui palju, kuhu see ülejäänud kõik satub? Seda on päris palju kokku. Ülejäänu eksporditakse suurtesse tehastesse, mis asuvad enamasti Hiinas, mõned ka Kesk-Euroopas, Leedus. Enamik läheb ekspordiks. Tulge nüüd ja lähme vaatame, mis saab sellest vanapaberist, mis Hiina ära ei sõida, mismoodi selle siin koha peal toodetakse kartongi. Mihkel, iga põlvevikule poisikene teab Eestis, et paberivabrik see tähendab vänget lõhna. Teil nagu väga vänge see lõhn ei ole, aga mingi asi ikkagi lõhnab. Mis asi see lõhnab? See on seetõttu, et meie veesüsteem on suletud, ehk me pidevalt taaskasutame oma protsessi vett ja välja jõkke midagi ei saada, veepoostusse midagi ei saada. Nii et see lõhn lihtsalt ajapikku tekib sellele vee juurde. Täpselt. Mida siin saalis tehakse siis? Siin vanapaber purustatakse, puhastatakse liivast, kilest, metallist ja pumbatakse basseinide poole. Ja kõik, mis mahub läbi 3 mm ava, läheb läbi sõelade, läheb järgmisesse etappi, kus võetakse välja liiv. Liiva eemaldus-etapist läheb kile eemaldus-etappi ja sealt ta juba ongi piisavalt puhas, et paberimasinal kasutada. Mahutit vaadates ma pean tunnistama, et minu jälkuse indikaator 10 palli skaala juures on kuskil 8 ja 9 vahel. Mis mahutis on? See on, vanasti kasutati seda paberi purustamiseks, aga täna me kasutame teda sellise vabrikus tekkiva jääkvee ehk siis protsessivee kokkukogumiseks ja tagasi süsteemi juhtimiseks. Ehk see kõik, mis seal toimus enne, mida me vaatasime, see toimus vanasti just sellisel kombel siin. Täpselt. Miks et seinad paberikiudu täis? Te korraldate siin vahetevahel mingid paberikiu pritsilisi pidusid? Ei, see on veel vanast ajast, kui uued mehed, tööle tulnud mehed ei osanud neid purusteid tühjendada. Nii? Ja siis ikka esimestel päevadel lasti seinad närjaks. Mitte ainult seinad, ma kujutan ette, kui nad siin juures seisid, siis tõenäoliselt ka nemad ise, jah. Arusaadav. Lähme vaatame, mismoodi siin majas see paberimass edasi liigub. Siin toimub siis massi ettevalmistamise viimane protsess, kus saadud kiumass tihendatakse ning puhas vesi eraldatakse. See on see põhiseade, mis võimaldab meil vett uuesti kasutada ja niimoodi töötada, nagu me täna töötame. Ja selle saali masinad on, Mihkel, juba nende inimeste jaoks üsna tuttavad, kes kordki on paberivabrikus käinud. Jah, üpris standardne osa, et paberimass tuleb torustikust survekasti ja survekastist jookseb ühtlaselt siis sõela peale, mis pidevalt liikudes selle endaga kaasa võtab. Vesi hakkab alguses gravitatsiooniga läbi sõela langema, siis tõmmatakse teda vaakumitega ja lõpuks kuivatatakse kuivatussilindritega, milles on siis aur sees. No, ja kui kogu selles majas jälgib nagu seda praegust protsessi, selline väikene ajalooline hõng, 275 aastat paberitööstus, siis nüüd vaatab siin ajalugu masinas täiesti vastu ka juba. Täitsa nii, et esimesed 6 silindrit sellest masinast on umbes täpselt 1870. aastast, ja töötavad väga hästi. Millised osad töötavad praegu tänu sellele, et Euroopa Liidu struktuurifondidest olete saanud abi? Eks kogu see paberimasina töötamine on suuresti tänu sellele, et seda 5 miljonit, mis me sealt saime, oleks suhteliselt keeruline olnud sel hetkel mujalt leida. Kus võib kohata Räpina paberivabriku toodangut? No,
Meie väärindame praktiliselt kogu oma toodangu veel üle ja teeme sellest nurgakaitseid või pakkenurkasid. Ja seda kasutavad suured tootmisettevõtted oma toodangu kaitseks. Seda võib näha nii toidupoodides kui ehituspoodides, kui ükskõik kus midagi pakendatakse.